Mina olen Kristjan Peaske ja nüüd räägime veinide ja vahuveinide serveerimisest. Alustame vahuveinist. Vahuveini puhul on meil kaks võimalust kõigepealt selle anumana, kuhu me ta serveerime. Kas klassikaline veiniklaas, ja see on saanud väga populaarses, inimesed tegelikult eelistavad veini juua just nimelt tavalisest veiniklaasist, või siis pigem klassikaline vahuveiniklaas. Ja miks ma sellest alustuses räägin, on see, et teil võib olla ka oma restoranis juba välja kujunenud võtteviis, mida vahuveinide puhul teha, aga kui teil on valikus kaks erinevat klaasi, siis on mõistlik külaliselt juba tellimust saades küsida, kas nad eelistavad seda tarbida vahuveiniklaasist või valgeveiniklaasist, et tuua lauda juba enne serveerimist need klaasid, mis vastavad külalise ootusele. Siit edasi, kui me liigume lauda, siis on meil mõistlik ette valmistada kohe küüler. Küüler on siis selleks, et meie vahuvein oleks külm. Ja küülari juures on meil siis oluline, et see oleks täidetud lihtsalt ainult jääga, vaid siin sees oleks ka vett. Ja vesi on oluline selleks, et meie pudel oleks külma keskkonnas paremini, muidu jää oleks ju ainult pudeli põhjas. Mõistlik on võtta küüler juba koos pudeliga lauda kaasa, et vältida edasi-tagasi käimist. Ning kui me lauda jõuame, siis me kuivatame pudeli. Ja presenteerime pudelit külalisele tema vasakult poolt. Pudelit presenteeritakse siis laua peremehele, kes ühtlasi veini tellis. Ning kui me pudelit presenteerime, siis on mõistlik öelda uuesti üle, millega on tegu. Et vältida seda segadust, kus me kuulsime võib-olla valesti ja külaline mõtles hoopis teist jooki. Ning lauaks ütleksin ma selle joogi kohta siis, et tegu on umeessu kaavaga penedesest, mille nimeks on territ. Ning kui ma olen külaliselt saanud kinnituse, et me võime seda vahuveini serveerida, jätkan ma avamisega. Vahuveini on alati kõige mugavam avada laual, kuid loomulikult ei saa me seda teha külalise laual. Seda me saame ainult sel juhul teha nii, kui meil on laua kõrval olemas ka serveerimislaud, mis pigem on väga väikene tõenäosus. Seeläbi me räägime sellest, kuidas vahuveini avada käes, sest et see on see olukord, mis meid tavapäraselt söögikoha sees ootab. Siinkohal on hästi oluline silmas pidada seda, et pudeli käsitsemine peaks olema kogu aeg nii-öelda meie kehast eemal. Ehk siis vahetevahel tahetakse jalga võtta oma jalg, võib-olla siit mõni muu kehaosa. See ei ole see, kuidas me seda tegema peaksime. Peaksime pudelit alati käsitsema nii, et see on meie käes. Ja avamise juures on siis oluline, et me kasutaksime kõigepealt kapsli eemaldamiseks veiniavajat. Nuga läheb siia kapsli alla, ümber pudelit mitte keerutades. Ja nüüd eemaldame selle. Ning see läheb meil taskusse. Kui meil see on tehtud, saame ka veiniavaja panna taskusse ja siit edasi asume avama pudelit. Selleks paneme pudeli oma pöidla alla ning keerame lahti metallse osa võrgu. Me võime seda tugevalt pöidlaga kinni, et juhul kui meie pudel on loksutada saanud, siis ei lendaks kork minema. Ning seejärel võtame me korgist kinni, keerame pudelit ühes suunas ja kui tunneme, et kork hakkab omal jõul välja pressima, võime seda pöidlaga tagasi. Selleks, et meil ei tekiks suurt heli pudeli avamisele. Ja kui meil on kork pudelilt eemaldatud, siis me saame korki nuusutada. Lihtsalt selleks, et nuusutada ega korgil ei ole mõnda imelikku lõhna. Kui kork lõhnab halvasti, viitab see korgi veale ja seeläbi võib veinil olla probleem. Kui kork lõhnab väga halvasti, siis minu soovitus on öelda külalisele, et vabandust, veinil tundub olevat väikene viga, ma kutsun kogenuma kolleegi, kes vaatab veini üle ning seejärel me anname kohe teile pakkuda. Kogenum kolleeg oskab öelda, kas veiniga on kõik hästi peale proovimist. Ja loomulikult, kui kõik on hästi, saame jätkata serveerimisega. Juhul kui ei ole, siis lihtsalt toome uue pudeli. Nii, aga nüüd me oleme seda korki nuusutanud ja me paneme selle ühtlasi ka laua peremehele inspekteerimiseks. Ühtlasi pühime enne serveerimist pudeli suu oma servietiga ning anname vahuveini proovida laua peremehele. Ning kui tema on selle heaks kiitnud, jätkame serveerimisega lauas teistele külalistele. Laua peremees saab alati vahuveini kõige viimasena. Hästi oluline jälgida seda, et kui pudel on tellitud suurema laudkonna poolt, peab seda jätkuma kõigile. Sinu väljakutseks on kindlasti laudkonnad, mis on suuremad kui 5 külalist ning tellimus on kõigest 1 pudel.
Minu esimene siiras soovitus sel juhul on kohe pakkuda lauda 2 pudelit, et külalised saaksid mõnusad klaasitäied. Kui nad siiski aga soovivad just nimelt ühe erilise pudeli tellida, mida nad kõik jagavad, siis sinu kui teenindaja heas mõttes ülesandeks on see, et sa ei valaks ühtegi klaasi liiga palju, et sul jätkuks ka laua peremehele sama palju, kui sa vahepeal seda vahuveini serveerinud oled. Ja vahuveini valamise juures on hästi oluline silmas pidada seda, et me valame vahuveini ühtlase aeglase joana. Seda selleks, et meil ei oleks liiga suur vahutavus siin klaasis ja see protsess näeks ilus välja. Ideaalis me kordagi valamist ei katkesta sinnamaani, kuni me oleme klaasi täitnud õiges koguses. Ja kõige lõpus teeme me väikese liigutuse, mis siis aitab tilgal vabaneda klaasist, et see kukuks otse. Ja seejärel, kui me oleme serveerimise lõpetanud, läheb meie vahuvein tagasi küülerisse ja sinna peale kelneri rätik. Teenindaja väga oluliseks abimeheks veini serveerimisel on kelneri rätik. Ja seda siis 2 põhjusel. Esiteks, kui me midagi võtame küülarist, võimaldab see meil pudeli kuivatada, kuid veelgi olulisem, veini valades tekib pudelile alati väikene tilgakene, mille me saame selle kelnerrätikuga pühkida, et see ei tilguks meil nii endale kui külalisele peale. Nüüd kelnerrätiku hoidmiseks on 2 erinevat varianti. Väga klassikaline variant on hoida teda siin käel niimoodi uhkelt. Minu jaoks on see natukene võib-olla liiga palju, juhul kui meil ei ole tegu väga peene restoraniga, ja minu soe soovitus on kelnerrätiku kasutamiseks selline, et me voldime ta 2 korda kokku ja hoiame teda oma nimetissõrmel. Sel juhul see kelnerrätik on kogu aeg meiega kaasas ja ta on selline vahetu tööriist, millega saab vahepeal pühkida, vahepeal midagi on ta lihtsalt kaadrist ära, aga ta ei sega meid. Nii et hästi käsitletav kelnerrätik on sellisena, kui ta on meil topelt voldituna ümber nimetussõrme. Veini serveerimisel võib külaline paluda teil seda veini kas dekanteerida või aereerida. Ja nüüd räägimegi nendest 2 asjast natukene lähemalt. Põhimõtteliselt tähendab mõlemal juhul see veini serveerimist dekantrisse. Aereerimise puhul tähendab see seda, et me teame, et veinis ei ole sadet ning me saame seda teha ilma küünlata. Dekanteerimise puhul me kasutame küünalt selleks, et näha, kas veinis on ka sadet, et seda mitte dekantrisse valada ja sealt hiljem külalisele. Lihtsalt kokkuvõttes tegelikult külaline väga harva küsib meilt aereerimist, pigem ta küsib dekanteerimist. See aereerimise tõde on sinu kui teenindaja kätes. Teades, et veinis ei ole sadet, võime me küünla jätta kõrvale. Kui me ei ole kindlad, siis on meie küünal alati vajalik dekanteerimisprotsessi käigus, et näha, kas veinist tuleb sadet või mitte. Aga miks me seda üldse teeme? Miks me valame veini ühest pudelist dekantrisse? Selleks on tegelikult siis erinevad põhjused. Esimene põhjus võibki peituda selles samas märgitud sademes. Ehk siis, kui meil on tegu vana pikalt hoitud veiniga või hoopis filtreerimata veiniga, mõlemal juhul on suure tõenäosusega veinis sade. Ja selleks, et me saaksime sellest sademest lahti ja see satuks külalise klaasi, me valame selle ümber dekantrisse, küünlaleegi kohal, et lõpetada dekanteerimine sel hetkel, kui sade liigub ümber dekantrisse. Aga teiseks põhjuseks, ja see nüüd on just nimelt see sõna aereerimine, see toob endaga kaasa selle, et vein kokkupuutes hapnikuga hakkab kiiremini arenema. Me piltlikult öeldes võimendame seda küpsemist, mis muidu toimub pudelis korgi all kordades kiiremini. Kui te küsite minu käest, kas me saame selle aereerimise tagajärjel veini sellisena nagu näiteks 5 või 10 aastat küpsemist pudelis, siis paraku mitte. Aga see nii-öelda ohter kokkupuude hapnikuga avab veini oluliselt paremini ja võib öelda, et neid veine, mis aereerimise käigus kehvemaks muutuksid, on pigem vähe. Et tegelikult ma võin isegi soovitada, et kui sul restoranis aega on, sa võid alati pakkuda, et mis te arvate sellest, et ma dekanteeriksin või aereeriksin teie punase veini, see võimaldab ka sinul saada paremini kontakti selle dekanteerimise protsessi. Aga läheme nüüd asja juurde. Oleme külaliselt saanud soovi meie veini dekanteerida. Meil on loomulikult tarvis selleks dekantrit, avajat ja küünalt. Ning esimesena süütame me küünla.
Küünla süütamise puhul on oluline meeles pidada seda, et kui me seda tikku kustutame, siis seda ei ole viisakas mitte ära kuhuda, vaid see kustutatakse ära selliselt. Ning tikk peaks minema siis näiteks tagurpidi meie tikutoosi. Enne dekanteerimist tegelikult on oluline see, et üldse saada kinnitus oma külaliselt, kas valitud vein on õige. Ja selleks tuleks minna lauda ja laua peremehele vasakult poolt tutvustada veini. Käesoleva veini puhul on tegu siis Bodega San Cristoforo Amarantoga Sangiovese viinamarjast aastakäigust 2018. Saades külaliselt heakskiidu, saame me jätkata veinipudeli avamisega. Ja nüüd näitan ma, kuidas avada veinipudelit ainult käest, sellepärast et see on see olukord, mis meid tegelikult restoranis kõige rohkem ümbritseb. Ja selleks on oluline nüüd, et me taaskord ei kasutaks oma keha ega jalgu pudeli hoidmiseks, me hoiame seda lihtsalt käes ja pudeli avamine algab kapsli eemaldamisega. Kapsli eemaldamiseks siis teeme siit ääre alt lõike ümber pudeli. Oluline on see, et me ei keeruta mitte pudelit, vaid liigutame oma nuga. Ja seejärel teeme kriipsu siit poolt ja eemaldame selle kapsli. Kui me selle oleme teinud, puhastame oma korgi ning asume siis veini avama. Selleks kõigepealt teeme torkega lükkame selle korgitseri siia sisse ja seejärel keerame asudes, veendume selles, et korgitser hakkab jooksma pudelisse paralleelselt korgiga. Oluline on korgitseri mitte korgist läbi keerata, sest sellega me toome nii-öelda puru veini sisse. Ja avamiseks on meil siis selle lava ajal kaks erinevat astet. Esimesena kasutame seda esimest, nüüd tõstame korgitseri kõrgemale ja teeme siit teise osa. Ja kui meil hakkab kork peaaegu väljuma, siis kõige ilusam liigutus korgi eemaldamiseks on kasutada servetti. Seejärel me nuusutame korki, veendume, et sellel ei ole ühtegi ebameeldivat lõhna, eemaldame korgi ning kui kork on eemaldatud, siis paneme selle laua peremehele. Ja seejärel jätkame dekanteerimisega. Kõigepealt puhastame pudeli suudme, valame natukene veini endale klaasi, nuusutame veini, et veenduda, et veiniga on kõik korras. Oluline on see, et me ei pistaks oma nina sügavale siia klaasi seda tehes. Ja nüüd valame selle väikese koguse siia dekanterisse, et see dekanter selle veiniga loputada. See on selleks, et võib-olla on siin natukene halbu maitseid pesemisvahenditest, kindlasti on see dekanter meil lihtsalt seisnud. Me saame anda külalisele parima elamuse sellest veinist. Ja selle tilga valame siia klaasi tagasi. Ja see on ühtlasi ka selles osas boonuseks, see võimaldab meil teenindajana maitsta seda veini, mida me külalisele serveerime. Kui ma seda veini proovin, siis ma alati keeran niimoodi viisakalt selja külalistele. Nii, suurepärane vein. Ja nüüd ma alustan dekanteerimisega. Seda tehes, kui vähegi võimalik, soovin hoida avatud silmsidet oma külalistega, et nad näevad, mida ma teen. Ja nüüd ma rahulikult ja aeglaselt valan selle veini küünlaleegi kohal siia dekanterisse. Ja samal ajal, kui ma seda teen, see küünlaleeg siit alt valgustab minu pudelit. Ja sellel valgusel on see põhjus, et ma näeksin, kas siit veinist hakkab ühel hetkel tulema sadet või ei hakka. Ja kui tuleb sadet, siis ma lõpetan kohe dekanteerimise. Dekanteerimise ajal on oluline, et pudeli suu ei puutuks vastu dekanterit. Nii. Meie tänases veinis sadet ei ole ja seeläbi on tegu rohkem aereerimisprotsessiga, me saame kogu pudeliklaasi siia dekanterisse ümber valada. Kui meil on dekanteerimine lõpetatud, siis esimene võimalus lauda jõudes on meil võimalik loomulikult lauaperemest kiita ägeda veinivaliku puhul, me oleme ise ka selle maitsetega nüüd tuttavaks saanud. Ja seejärel me anname lauaperemehele veini maitsta ning peale seda valame veini kõigile külalistele. Ja kui me seda veini valame, siis on hästi oluline teha seda
ühtlase rahuliku joana. Kui me soovite, siis me võime toetada seda dekantrit siit alt, aga hästi ilus võte on õppida lihtsalt hoida dekantrit alt põhjast. See ei ole üldse raske. Lõpus, nagu pudelitki, natukene keerates, me lõpetame jooksva joa ja pühime selle siis rätikuga. Ja sedasi me siis nii dekanteerime kui aereerime punaseid veine. Lõpetuseks lihtsalt lisan ka seda, et ärge üllatuge, kui külalised paluvad teil dekanteerida kas šampanjat või valget veini, sest ka neid saab täpselt samadel põhjustel dekanteerida. Protsess täpselt samasugune. Jõudu, aitäh!